tere, head kuulajad. 19. august 2024. Kleenuse digisaade on siin, kus on Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja vaatame, mida siis suve lõpu uudiseid meil on rääkida. Täna räägime sellest, et miks ei maksa uskuda võib-olla varsti mitte ühtegi pilti, mida te näete internetis, millest siis juhinduda. Räägime täna sülearvutitest natukene ja eelkõige ka sülearvutite südameks olevatest protsessoritest ja võib-olla anname ka mõne soovituse ülevaate mõne nutikama ja sportlikama käekella osas. Selline saade on tulemas. No nii, alustame siis meie võib-olla uudisterubriiki enne kõike mõnede tähelepanekutega pildisektsioonist. Üks pilt on 1000 sõna, nagu öeldakse, ja seda teavad eriti hästi need, kes teevad pilte, millel pole päris eluga nagu midagi pistmist või siis selliseid võlt, vale, fake, eriti palju pettustega seotud pilte ringleb Facebookis ja ma olen kindel, et väga paljud meie kuulajadki need on näinud, aga kes ei ole näinud, siis tavaliselt need levivad. Viimaste päevade laine on just selline, kus on mõni väga suur, väga tuntud Eesti jaekett. Võtame siit ette näiteks Bauhofi ja seal on mingi absurdse sisuga pakkumine. Näiteks me peame tegema laotühjendusmüügi elektrilistele Xiaomi. Ma kohe segangi sulle vahele, et minu arust see tekst on niivõrd tore, et ma lausa tsiteeriks seda. No nii, loe ette. Mul on see tekst parajasti ees. Meie, Eesti Bauhofi kaupluseketi juhtkond, kuulutame välja heategevusliku veebimüügi. Igaüks saab osta Xiaomi e-skuuteri 9,99 euro eest. See müük on seotud uue mudeli eelseisva ilmumisega. Seega peame vanadest mudelitest võimalikult kiiresti lahti saama. Kandideeri müügile ja saa oma e-skuuter kätte 5-7 tööpäeva jooksul. See tekst on juba väga kahtlane, aga kahtlus on, et paljud inimesed mul ei loegi teksti, vaatavad seda pilti, kus on täielikult usutav foto Bauhofi poe sisust. Seal on riiulites mingisugused jurakad ja asjad, Bauhofi plakatid, vajuta nuppu, kutsu klienditeenindaja ja esiplaanil suur pilt, et elektriline roller alla hinnatud 379 euro pealt 9,99 euro peale. Ma ei tea, kas Eestis tohib üldse 1 sendist allahindusi teha, peab 5 senti peab olema vist nüüd viimaste uudiste järgi see. Igatahes 9,99 on Xiaomi e-skuuteri ehk siis see tõukaratta hind ja selliseid pilte liigub mitte ainult Bauhofi kohta, vaid ka Euronixi, Elisa, arvutitarkari ka. Arvutitarkari. Kõik suuremad poed, kes tuntud on, eks ole, kõigi nimel tehakse. Siin isegi võib-olla nüüd AI-ga liiga suurt seost ei oleks. Siin on täiesti naturaalse I-ga, kui me nii nimetame, ehk et inimestega, sest et kui seda pilti nüüd ikkagi lähemalt vaadata, siis see sama kollane silt sisaldab mingit imelikku poolakeerset kirja seal all ja näha nagu on, et see on tegelikult lihtsalt kokku tõstetud erinevatest tükkidest. See tekst tõesti, see meie Eesti Bauhofi kaupluseketi juhtkond, ma nüüd ei oska tõesti öelda, et kust, millisest tõlkemasinast või AI-st nüüd selline pidulik pöördumine tuli. Aga ilmselgelt see ei ole väga veenev pehmelt öeldes, et iseenesest selles pildis ja kogu selles reklaamikampaanias kui sellises on ikka nagu must miljon nüanssi, kus mõistusega inimene võiks aru saada, et lugu on paha. Aga teistpidi võib-olla siin ongi see pool, et kui inimesel nüüd ei ole juhtumisi nii palju mõistust ja sellist skeptitsismi ja ta tõesti nüüd arvab, et ta saab selle e-skuuteri 9,99 kätte ja hakkabki nüüd usinalt oma pangakaardi andmeid, isikukoode ja mida iganes sisestama. Võib-olla see sama filter tegelikult omamoodi, et siin on nii palju jaburusi, seabki tõenäolisemaks ka selle, et inimene, kes nagu sinna õnge läheb, ka selle konksu alla neelab. Et võib-olla isegi, kui see oleks nüüd väga sellise, kuidas ma ütlen, igat moodi usutav, seal ei oleks seda poolakeelset kräbu ja see tekst oleks usutav. Võib-olla siis klikiks sinna peale ka inimesed, kellel tegelikult on palju rohkem mõistust, et mitte oma pangakaardi andmeid sisestada. Nii et vaevalt nüüd selle reklaamiklipi tegijad on olnud nii palju targad, et nad teadlikult seda tegid, aga omamoodi see kipub nii olema. Eks see on täpselt nii, nagu selle Redditi teemas ka kommenteeriti, et see on selline esimene filter, eks ole, mis siis välja sõelub need inimesed, kes potentsiaalselt võivad sinna orki lennata ja need inimesed, kes kohe sellest aru saavad. Samamoodi pidavad toimiga väga hästi ka need kirjad Nigeeria printsilt, eks ole, mis on tehtud väga halvas inglise keeles. Need, kes nagu aru saavad, et seal
liiga halb inglise keel ja kahtlane, et nagu saadavad selle kohe prügikasti ja ülejäänud piltis jäävad kinni need, kes siis nagu on potentsiaalselt võrku haaratavad. Jaa, aga siin on veel üks probleem lisaks, et jah, ma arvan, et teil on täiesti õigus, et need on sihitud nendele kõige uskulikumale ostjaskonnale jutumärkides. Probleem on selles, et need vohavad täiesti kontrollimatult ja kuigi sotsiaalmeediavõrgustikus, eelkõige siis Facebook, kus nad liiguvad, on nupp, et raporteeri kahtlasest just või pettusest, pole mingit kasu. Inimesed klikivad need nuppudel, raporteerivad metsikult ja parimal juhul jääb see raport vastuseta ja halvimal juhul tuleb teada, et Meta on leidnud, et pildil pole midagi ebaseaduslikku, see on lihtsalt ühe firma sooduskampaania ja meil ei ole nagu ühtegi abivahendit või meedet, kuidas peatada selliste petturite seda saasta, mida visatakse laiali, mida 9999 inimest näevad läbi ja üks inimene ei näe läbi ja paneb krediitkaardi andmed ja see asi vohab, nii nagu eelmine nädal rääkisime Omniva petusõnumitest ja nüüd liiguvad Facebookis need. Me oleme natuke jõuetud nagu selle vastu, et seda saasta kinni pidada ja siin ma ei teagi, mis teha, kas Eestis on ikkagi tehnilise järelevalve Tarbijakaitseamet, kes peaks regulaatorina toimima ja Facebookil nagu seda reageerimisvõimekust nõudma, et kõrgem oleks, et kui inimesed raporteerivad, siis ka mingu kinni. Ja see on iseenesest väga oluline ja huvitav aspekt, et just nimelt, et need levivad iseenesest, ma ei tea, kas me nimetame seda Facebooki usaldusväärseks kanaliks või mitte, aga põhimõtteliselt ikkagi levivad sellises justkui kanalis, mitte ei tule otse siis nagu kelleltki siis nii-öelda Nigeeria aadressilt minu meilipostkasti, vaid tulevad sellises avalikus ruumis ja seal justkui see avaliku ruumi haldaja, kelleks siis on Facebook selle ruumi puhul, võiks sekkuda. Et huvitav ongi seal see aspekt, et kui tihtilugu ikkagi tänapäeval ilmselt kõiki neid postitusi, olgu nad siis pildid või tekstid ju peaks suures osas läbi vaatama just nimelt seesama AI. Et vaevalt seal need Nigeeria printsid neid loevad, mine sa tea. Siis tegelikult ma selle sama pildi täiesti sportlikust huvist loomulikult saatsin ka ChatGPT-le ja küsisin, mis ta sellest arvab, et kas ma peaksin nüüd kohe tormama seda e-skuuterit ostma, kui juhtkond niimoodi kandideerib või vastupidi. Ja ChatGPT ütles mulle selle peale, et sa pead ikka päris loll, kui sa lähed seda ostma, sest see on ilmselgelt skämm. Aha, seegi hea. Ausalt? Ehk et ta ütles kohe, et see on ju ebareaalne, et mingi asi maksab 9 eurot ja see kirjastiil on ebareaalselt nõme ja nii edasi. Ta tõi tegelikult välja väga palju punkte ja põhjendas väga hästi ära, miks see pilt on, ei toimi. Et tegelikult see nagu viib mind nagu teistpidi hoopis mõttele, et huvitav, miks Facebooki AI siis ei ole nii arukas. Või et kui sellest saab aru selline rahvale kättesaadav AI, neil võiks vähemalt samal tasemel olla ju see kontroll, kes saab aru, et see ei toimi. Nii et see on väga oluline ja kummaline punkt tõepoolest, et Facebook ei reageeri sellele ja igasugused oskamatud tüübid saavad sellist jama avaldada. Nii on, tõepoolest. Ja loodame, et siis veel jääb natukene rohkem vahendeid ja nõu või siis Facebook paneb vähe paremad algoritmid sinna, mis reageerivad meie teadetele, et hei, tegu pettusega. Ja eks siin muidugi piltide juurest siis peakski kohe ilmselt edasi minema järgmiste piltide juurde, sest et ega pilte tuleb tänapäeval sisse uksest ja aknast, et enam ei saa üldse absoluutselt uskuda, mis seal piltidel on. Ja siin on küsimus selles on ju, et kui palju usutavaid fotosid tehakse AI-ga, aga ma arvan, et mul on tunne, et jällegi me räägime nendest 9999 inimesest, kes oleme meie ja meie kuulajad ja lõviosa meist. Meil on tekkinud selline immuunsus internetis olevate piltide osas, et kui nende tehisintellekti algoritmidega luua pilte ja levitada netis, mina ei usu enam ühtegi erakordselt sensatsioonilist fotot automaatselt, et küllap on tegu tõega, et vaid kui midagi väga erilist on pildil, siis on küsimus, et ega see ei ole järsku AI tehtud. Nojah, et ega see jutu tagamaa siis ongi selles, et ka viimastel päevadel igal pool sai suure pauguga teatavaks siis, et Grok, mis on siis Elon Muski hallatav tehisintellekt, teeb nüüd ka pilte
ja teeb siis neid pilte suhteliselt tsensuurivabalt. Ehk et igaüks võib sinna kirjutada siis mingid tuntud nimed ja paigutada nad siis mis tahes situatsioonidesse. Tõsi, mitte kõikidesse, kui sa ikka kirjutad sinna, et võta ennast paljaks ja kirjutad sinna mingisuguse presidendi nime, siis seda ta siiski ei tee. Aga kui sa kirjutad sinna, et võtab kätte püss ja lenda lennukiga tornide suunas, siis seda ta teeb väga rõõmsalt. Et mingi tsensuur on, aga neid pilte on nüüd terve internet täis, kus tõesti Mickey Mouse vehib püssiga ja mida iganes veel. Ja nüüd teema võib-olla rõhuasetus ongi see, et kas siis nüüd on see vale. Ehk et Elon Musk on öelnud, et oi, see ongi ju väga lõbus, kui kõik saavad teha pilte sellest, kuidas ma steiki söön, olgugi et ma olen taimetoitlane ja ei näe seal tegelikult nagu mingisugust probleemi. Ja teistpidi on inimesed, kes on nagu tagajalgadel, et miks sellist asja lubatakse teha. Et see on nagu koht, kus siis jah, ma ei tea, kas meie võtame ka mingi istekoha või seisukoha, et mis on selleks vaidluseks nagu kujunenud. Tegelikult on siin kaks asja. Üks on see, et üks probleem omadus nii-öelda siis on see, et kui Grok lubab siis teha igasuguseid kummalisi pilte, kaasa arvatud magamütsiga sigarit suitsetav Miki Hiire, eks ole. Disney pole vist veel jõudnud neid kohtusse kaevata selle eest, aga küll nad tegelevad sellega. Ja teine asi on see, et kui Grokil ei ole filterde või nendest saab väga lihtsalt mööda minna ja teised ChatGPT ja Gemini ja nii edasi on väga proaktiivselt kasutavad filtreid, siis see paneb tegelikult Groki nii-öelda natukene mõnes mõttes ebaõiglusesse konkurentsieelisesse moraali puudumise tõttu, eks ole, või sellise moraali lõtvuse tõttu. Teine asi on see, et mis puudutab nüüd Elon Muski ennast, siis mina ennustan tema varasema käitumise puhul seda, et pigem ta on nii-öelda väga kahe käega poolt nendele asjadele, mida ta ise naljakaks peab või millega ta ise nõus on, aga niipea kui hakatakse avaldama mingeid asju, mis talle ei meeldi, need ta kindlasti kohe laseb ära keelata, teades seda, kuidas ta X-is või vanasti Twitteris seda tegi, et kõik nii-öelda need väited, millega ta ise nõus on, kas poliitiliselt või tehniliselt või muud moodi, nendega ei tehta midagi, nii kui on midagi, mis on tema nii-öelda siis arvamuse vastased, need kaovad kohe vaikselt kiiresti ära ja inimesed saavad bänni, eks ole, kuigi ta ise ütleb, et ta on nii-öelda siis sõnavabaduse absolutist ja sõna peab olema vaba, aga ta tegelikult ei praktiseeri seda sõnavabadust kuidagi moodi. Samal ajal siin ongi ju oluline võib-olla just sedasama nagu mõte, kuidas ma siin nüüd seda tahaks sõnastada, ma ei oskagi sõnu leida. Et oluline on just sedasama probleemi püstitust selle nurga alt vaadata, et kui need suured tegijad, siis võib-olla siis Grok on ka ikkagi liigitub sinna alla, ongi nagu mingil määral siis lõdvemad või ebatsenseeritumad, siis iseenesest viib see inimeste teadvuse just sellele, et neid pildid võivadki olla nagu võltsitud. Ehk et kui meil on täna piltlikult öeldes kõik siis tsenseerivad hirmsat moodi ja teevad hästi poliitkorrektseid pilte, siis kindlasti on mõni keskkond, mul potsatas just postkasti selline keskkond nagu Freedom GPT, kes ütles, et pole hullu, et kui siin tsenseeritakse, et proovige meie uut mudelit True Journey, mis teeb siis mida iganes jälle. Ehk et ma tahan selle jutuga öelda, et kui ka Grok ära tsenseeriks, siis ikka tulevad teenused, mis lubavad. Et võib-olla see, et meie sellest praegu räägime ja et need pildid selle neti üle ujutsid sealt Grokist, on iseenesest väga hea. See ongi selles väga hea, et inimesed näevad, et nii saabki teha ja see jõuab võib-olla nende inimesteni, kes muidu oleks arvanudki, et oi, et tõesti Donald Trump juhib lennukit ja tornid paistavad. See True Journey kõlab väga nagu True Social, mis on Trumpiga seotud või ta on tema omadus olev sotsiaalmeedia platvorm, et väga omapärane nimi. Nii on, aga võtame siis pildisektsiooni, pakime kokku. Vaata, mis meil täna veel päevakavas on ja räägime võib-olla siis laptopidest, sellepärast et suvi hakkab läbi saama, hakkab sügishooaeg, paljud on lükanud edasi või oodanud või leianud nüüd põhjuse, et uuendada oma põhilist töövahendit sülearvuti näol. Meie seltskonnast, Glen, ma saan aru, sa oled nii mõnegi kaane avanud, vaadanud, võrrelnud erinevaid masinaid ja räägiks natukene endast läpakate võrdlusest, mida sa tegid. Ma võib-olla sissejuhatuseks ütlen ka seda, et meil laekus nädal tagasi või natuke rohkem ka üks väga teemakohaline kuulajakiri Reemetilt, kes meenutas, et maikuus me vahendasime uudist, et Qualcommil on tulnud välja siis uus protsessorite seeria Snapdragon X Elite, mis võiksid lõpuks olla hea konkurent Mac'idele,
millel on armpõhiline arhitektuur ja tänu sellele siis hea jõudlus väikse energiatarbega. Ja Reemet näiteks on küsinud, et ootab infot ja veel täpsemaid arvustusi. No Glen, milliseid läpakaid sa võrdlesid ja kas seal oli ka mõni Snapdragon Elite valikus? Oli küll jah, no eks see võrdluse mõte oligi, sihtisime seda ikka nagu siis sellise kooli aasta alguse puhuks, aga tulebki tunnistada, et see valik, mis praegu hetkel on siis saadaval uute protsessoritega arvutite osas Eestis ongi ääretult lahja. Ja õnnestus sinna ikkagi siis saada arvutitargast ja Euronixist kummastki siis üks Snapdragoniga arvuti. Üks neist on siis Lenovo Yoga Slim 7, mis tuli Euronixist ja siis on Asus VivoBook S15 OLED ekraaniga, mille me saime arvutitargast. Mõlemal on siis tõesti Snapdragon Elite seeria protsessor ja väga oluline tähelepanu juhtida, mis seal taga on numbri kombinatsioonis, et seal on siis protsessor X1E 78100. 78 on see number, mille järgi need protsessorid omavahel eristuvad. Ehk et täna siis Snapdragon X seeriat on saada põhimõtteliselt 4 liiki, millest 3 on Elite. Ehk üks on lihtsalt X, see üks on siis 64/100, see on siis nagu pluss. Siis on 7800, 80-100 või 84-100, need kõik on Elite. Ja see 7800 on nendest eliitidest kõige lahjem. Ja see kõige lahjem tähendabki seda, et taktsagedust ei overboostita, ei kiirendata siis nii kõrgeks. Väidetavalt peaks see olema 3,4 GHz peal, kui nendel teistel mudelitel see läheb kõrgeks. Samamoodi 2 tuuma või siis ka 1-2 tuuma arvestuses, kuna seal tegelikult tuumasid on 12 Elite-seerial, siis mitme tuuma arvestuses on kõik väga hästi. Aga kui see protsessor peab kasutama siis vähemate tuumadega nii-öelda arvutusi olukordi tegema, siis see 78 on ääretult lahja. Ehk et tegelikult kokkuvõttes tähendab see seda, et see protsessor siis, mis nendes arvutides oli, on nagu üks nigelamaid, mida täna siis see Elite-seeria pakub, olgugi et nad nagu nime poolest on kõik Snapdragon Elite X. Et see väikses kirjas info on iseenesest oluline, kui te ikkagi siis nagu tahate teada täpselt, mida te ostate. Aga sellegi poolest nad on ikkagi ARM protsessorid ja igal juhul erinevad nii mitmeski aspektis siis X86 arhitektuurist, et seal olid siis teised arvutid ehk kokku oli neid 7, millest 2 olid siis Intel Core 5 Ultra. Ja kuna valik oleks muidu suhteliselt lahjaks jäänud, siis sai sinna võetud põhimõtteliselt 3 MacBook Airi generatsiooni, sest et esimene on ka veel saadaval. Seni ei olnud me muide digis üheski võrdluses Apple MacBook Air M1 üldse võrrelnudki, sest enamasti need kooliarvutite võrdlused on olnud kõige alla 1000 euro ja MacBook Air on kogu aeg maksnud natuke üle 1000 euro, nii et ta on jäänud kogu aeg sellest võrdlusest välja. Nüüd selleks hinnapiiriks jäi seal 1400, kui ma ei eksi, oli 1500 ja tegelikult Air mahtus sinna kenasti sisse. Ja kuna M1 on müügil ja ka loomulikult M2 on müügil ja siis sel aastal tuli uus M3. Kõik Airid on müügil, siis omamoodi isegi oli huvitav vaadata, et mis neil siis nüüd vahet on, et täna Air 1 M1 hinnaklass on ju ka alla 1000 meil kukkunud ja kui keegi tahab kasutatuna teda osta, saab ta võib-olla seal juba 500-600-ga või isegi odavamalt väga hea pakkumise, ehk see arvuti on ka täna väga aktuaalne. Ja loomulikult M2 versus M3 versus siis need Intelid versus siis Snapdragon, nii et eks seal omamoodi sellist võrdlusmomenti sai siis teha. No see on põnev selles mõttes, et mida siis sa lõppkokkuvõttes, ma saan aru, et tegelikult me pikalt siin nagu üksipulgi kõiki läbi hekselda, kes tahab, saab sinu töö kohta ka lugeda ajakirjast, eks. Ja see nüüd ütleme kohe etteruttavalt ära, et lugeda saab siis alles septembri ajakirjast, et eks lugu Geeniuse veebi tuleb võib-olla natukene varem, aga jah, tõepoolest, et teda veel nüüd kusagil käega katsutavana ei ole. Aga mida sa võrdlesid, et sa võib-olla alustasid juttu siin, et kuidas Snapdragoni Elite protsessorid on ühetuumalise jõudlusena ja mitmetuumalisena. Vaevalt, et ükski arvutiostjana läheb mõtlema, et mul oleks vaja mingit eriti head ühetuumalise jõudluse rakendust. Et kas sa vaatasid siis mingisuguseid benchmark teste või akut või tegelikult kasutasid nii-öelda igapäevases kasutuses? Mille järgi sa vaatasid, et mis on hea, mis mitte?
no ega igapäevases kasutuses paraku meie ajaressurssi arvestades on neid väga keeruline kasutada, et tõepoolest peab ütlema, et ikkagi jõudluse koha pealt on need benchmarkid, mis siis näitavad seda võrdlustaset, pluss siis lihtsalt see füüsiline pool loomulikult, et noh, kui me jätame kõik selle pisikeses kirjas protsessorid kõrvale, endiselt on ikkagi oluline nagu see, kuidas see arvuti, kuidas ta nagu on, kuidas ta tundub, kuidas ta sul käes tundub, kui jäik on korpus, kuidas klaviatuur töötab, kuidas ekraan on, kuidas see üldine selline viimistluskvaliteet on, nii et eks see iseenesest on võib-olla noh, mõnes mõttes kas nüüd olulisem, aga ju ka väga oluline, aga jõudluse koha pealt ikkagi jooksutasin ma seal erinevaid benchmarke, mis andsid ka mõnes mõttes üsna vastuolulisi tulemusi kohati, aga noh, mingisuguse indikatsiooni ikkagi andsid, et jah, mis on siis kiirem ja mis võib-olla nii kiire ei ole. No las ma pakun kohe kõigepealt need masinad, milles oli sees Inteli Core. Sul vist ei olnud isegi mitte seal neid Ultra 7, vaid Ultra 5 olid jah? 5 olid mõlemad jah. Ja muidugi tuleb ka 5 kohta öelda, et ka neid on ju nagu erinevad, et ka seal lõpus on selline mõnes mõttes krüptoloogiline numbrikombinatsioon, et kui te loete, et protsessor on Intel Core Ultra 5, siis seal taga on üks number ja selle numbri järgi on veel üks täht. Ja vaat oluline on, mis täht seal on, ehk et kui teil seal taga on jutumisi 125 U, siis U on natuke halvem täht kui H. Ehk kui seal taga on 125 H, siis on lugu parem. Et siis on tuumasid rohkem, H-l on 14 tuuma, U-l on 12 tuuma, gigahertsides samamoodi. H-l on kiirus 3,6 kuni 4,3 gigahertsini, aga U-l on kiirus 2,7. Nii et jällegi, kui sa vaadata seda ühte kleepekat, see on mõlemal arvutil identne. Keegi ei kirjuta sinna peale siis kumb ta on. Nii et aga samas, kas see kleepekas aitab nagu välistada, et ma pakun seda, et need Inteli omad ikkagi jäid võrdluses jõudluses sinna lõpupoole? Et tegelikult võiks öelda täpselt ei ja jaa, et see oleneb millist testi teha või millist testi vaadata, aga noh, näiteks noh, ütleme, et kui vaadata sellist multituumalist renderdamistesti, siis seal noh, esikohale jõudis küll tõesti siis Snapdragoniga arvuti üsna suurelt, et noh, numbrites ütleme siis 900 skoor umbes oli siis Asuse Snapdragonil ja tegelikult teisele kohale, ja teisel on ka nüüd mõlemad Snapdragonid olid seal 900 kandis ja teisele kohale jõudis hoopis tükkis Intel ehk siis seesama H-tähega Core 5, kes oli ka marginaalselt kiirem veel ERM3-st, olgugi et mõlemal see skoor oli seal, noh, ühel oli siis 700 juures, ERM3-l oli ta 640. See vahe on nagu marginaalne. Et üldse pole siis niimoodi, ei saa nüüd öelda, et kuidagi see Intel jääb väga kaugele maha. Et pigem see huvitav pool ongi siin, et kui ökonoomselt see võimsus kätte tuleb, sest tegelikult kõik need teised arvutid, mitte Macid, olid ju ventilaatoritega. Ja ERID ei ole ventilaatoriga. No, ERID puhul on selge see, et nii kui ikkagi protsessor läheb liiga kuumaks, siis tõmmatakse võimsust alla ja selle arvelt ka jõudlust alla, eks ole, teistel masinatel pannakse ventilaator kiiremini käima. No ma tahtsin ka öelda, et võib-olla see on ostjale ju tegelikult kaks väga olulist valiku kohta. Üks on see kogemus, kuidas arvutit kasutades on, et kui sul on rohkem akned lahti Chrome'is, siis hakkab sul masin undama süles, mis ei ole eriti meeldiv. Aga teiseks on see, et jõudlus, kui palju siis protsessor jõuab mingit tööd teha, ei ole tänapäeval enam peamine. Võib-olla tuleks seda vaadata, milline on jõudlus vati kohta, et kui palju ta kasutab elektrit ja jõuab selle elektriga teha, mis on ju kogu ARM tehnoloogiaga protsessorite nagu tugev. Ja seal on Apple ikkagi endiselt pika puuga ees, eks ole. Need Snapdragonid on selle koha natuke paremad kui enamus Inteliga masinaid. Küll aga selle koha pealt on välja tulnud vahepeal asjad, mida Glen ei saanud testides, need veel Eestis müügil ei ole. Nimelt tulid välja uued AMD Zen põlvkonna protsessorid, mis siis peaksid olema seal kahe vahel, ehk siis voolutarve peaks olema väike nagu Snapdragonil ja jõudlus peaks olema suur nagu Intelil ja tegelikult esimest tehtides need ongi sellised võib-olla kõige parem kompromiss, aga millal need tegelikult nagu siin meie kanti müügil jõuavad, mis hinnad saavad olema, seda me tegelikult ei tea. Et tegelikult see protsessori maailmas toimub igasuguseid huvitavaid asju ja tegelikult kohe-kohe või üsna pea siin võib-olla isegi sel aastal veel peaks tulema ka M4-ga Apple'i südaarvutil mingil hetkel, nii et ka see muudab kindlasti mängu mingil määral. No kui nendest benchmarkidest veel rääkida, siis üks selline, ma julgeks öelda, et võib-olla mõnes mõttes ka realistlik on
on tegelikult see brauseri kiiruse benchmark, mis on kõigile vabalt kättesaadav, see on veebis. See on siis speedomeeter, mis tänaseks on jõudnud versioonini 3, mis põhimõtteliselt mõõdabki brauseri töökiirust erinevate skriptidega ja siis mitte sellist nagu niisugust toorest jõudu, mida siis mõõdab siin seesama Cinebench 2024, mille skooridest ma ennem rääkisin. Et kui me vaatame seda speedomeetri tulemust, siis ikkagi väga kummalisel kombel on kõik Macid tunduvalt kiiremad, mis on nagu täitsa müstika, et isegi ERM1 saab sealt brauseri testides nii Chrome'i kui Edge'i arvestuses 28-29 punkti vastavalt ja kõik teised, mis siis on ARM-iga või Inteliga, on seal 20, 23, 19, 17 ja siis kiiremad Macid lähevad järjest kiiremaks muidugi, et 34, 38. Huvitav, et kas ma ei olnud varem sellistest benchmarkist midagi kuulnud ja kui ma su artiklit lugesin, siis ma mõtlesin, ma proovin ka seda ja minu tulemus oli nii-öelda kulme kergitama panev, sest et mul on siin seesama arvuti, mille taga praegu istun, on lauaarvuti, millel on selline natukene vanem, aga siiski piisavalt võimekas AMD lauaarvuti protsessor ja Nvidia kui ka üsna odav, aga ikkagi eraldiseisev videokaart ja 16 giga RAM-i. Ja see sai, kui ma ei eksi, siis alla 10 ehk siis nagu märgatavalt väiksema tulemuse kõik need, mida sina testisid. Ometigi ma ei tunneta seda, et see oleks kuidagi moodi aeglane või aeglasem kui näiteks minu sülearvuti, mis mul on tööandja oma, eks ole. Ehk siis ma ei usu selle benchmarki tulemusi. Ta mõõdab tegelikult seda, kui ruttu brauser neid skripte jooksutab, et tegelikult eks ta mingisugust protsessori ja tervika jõudlust näitab. Graafikakaardiga seal ei tohiks tegelikult seost olla. Aga see on koht, kus alati Macid on näidanud väga häid tulemusi ja Geekbenchi jooksutasin samamoodi, siis nii multicore kui single core tulemusi. Ja sealt oli ka siis tõepoolest näha, et näiteks mitte AMD nüüd, vaid Qualcomm'i protsessorid single core'i osas olidki kehvemad isegi kui ERM1. Nii et M1 siis andis parema tulemuse kui need ARM-id ja seal siis ütleme multituumalises arvestuses ka olid siis olukord selline, et mõlemad Qualcomm'id said ikkagi suhteliselt hea tulemuse, aga absoluutarvestuses mitte ikkagi nii hea kui ERM3. Et tegelikult ERM3, mis oli ilma ventilaatorita, sai siis ka minu käes marginaalselt parema skoori Geekbenchi multicore'is kui see Lenovo Yoga Slim, aga see vahe oli väga-väga väike. Peame siin ilmselt, kui me sellest Qualcomm'i protsessoritest räägime, ka silmas pidama kahte asja, et üks asi on see, et nad ilmselt muutuvad konkurentsivõimelisemaks siis, kui need hinnad kukuvad ja ikkagi ennustatakse, et see on selline esimene pääsuke, need hinnad hakkavad suhteliselt kiiresti allapoole tulema. Eriti, kui nad lähevad ikkagi kahekohaliseks, eks ole, nende masinate hinnad. Ja teine asi on see, et me peame ikkagi rõhutama seda, et kuna seal tegemist on ARM protsessoriga, mis ei ole x86 arhitektuuri, mis tähendab seda, et mingid rakendused ja äpid ei tööta seal üldse ja mingid töötavad nii-öelda emuleerituna ehk siis mitte väga optimaalselt ja mõned asjad töötavad ka nii-öelda natively ehk siis nagu töötama peaks, et ka see võtab aega ja enne kui sellist tüüpi arvutid ostma peaks tegelikult kindlaks tegema või natuke tegema kodutööd ja vaatama, kas need asjad, mida sul vaja kasutada on, seal peal normaalselt või üldse töötavad. Ja see on muide väga oluline punkt, et ja puudutab kõige rohkem muide mänge, et täna ikkagi, kui sa ostad selle ARM protsessoriga arvuti, siis võib juhtuda, et enamik asju ei toimi. Ja aga need ei ole ka mängiks mõeldud masinad muidugi. Seda küll, aga ikkagi läbi emulaatori siis või üldse mitte, et see on väga selline teadmata maa täna. See on väga oluline diskussioon ja ma arvan, et kui me mõtleme sellist kuni 1000 eurot või selle kandis, natuke rohkem vähem. Tänapäeva inflatsiooni üle 1000 maksvad arvutit, ta on pigem selline igapäevane töövahend, siis tundub, et tegelikult on see ARM-i tugi Windowsil ikkagi palju paremas seisus. Mäletate, oli, ma ei tea, mis see seal 10, 13, 14 aastat tagasi olla siuke asi nagu tuli Windows RT ja esimesed katsetused ARM-põhiste Windowsiga, mis oli täielik läbikukkumine, see ei saa midagi teha. Nüüd on ju, ma ei tea, Chrome'id, ma saan Slack, sellised igapäevased töövahendid on sul ARM-i siis, mis see eestikeelne sõna on, algupäraselt ARM-ile kirjutatud toega valmis Windowsile ja mulle tundub, et kes mingil põhjusel väldib MacBooki, on mingi, mis iganes põhjus võib see olla, eelistus, ratsionaalne, emotsionaalne põhjus, siis see Snapdragon Elite on ikkagi
ikkagi küündib selleni, et see on valik. Kõige suurem pettumus nende masinate puhul ongi see, et kui nendest alguses rääkima hakati, siis minu nagu nägemus oli see, et isegi kui nad on veidi lahjemad, kui on siis MacBookid sarnased, eks ole, siis et me saame lõpuks ometi normaalsed ilma ventilaatorite Windowsiga arvutid nagu MacBook Airid ja me ei saa arvuteid mitte, et ikka ventilaator küljes. Ventilaator on see veel viimane asi, see on tõesti. Oleks ju tore, kui saaks juba sahidat arvutit. Väga, see on väga suur asi tegelikult. Väike, tundub väikse asi, aga suure mõjuga. Ja see on suur asi, et ja üldse, kui nüüd seda ventilaatorist veel edasi hüpatagi võib-olla siis kogu selle arvuti nagu see füüsilise olemuse peale, no siis midagi pole teha. Kas Apple siis tõesti kontrollib neid kõiki tooteahelaid või milles see küsimus on? Aga kui sa võtad MacBooki kätte, ta on ülikvaliteetne, ta ei paindu näiteks mitte grammigi või mikromeetritki. Klaviatuuri taustvalgustus ei paista kuskilt servade vahelt läbi, kui sa vaatad natukene nii-öelda laugemalt seda klaviatuuri. See feeling või tunnetus, kuidas ta käes nagu istub ja kotis on ja see kõik on nagu nii hea, see on nagu nii perfektne. Ja kui sa paned sinna kõrvale, siis mis tahes praegu nendest arvutitest mõne, siis seda tunnet ei ole tegelikult ühegagi, et võib-olla kõige kvaliteetsem tundus, kõige ägedam oligi see Yoga, mis siis pöördus tahvliks ehk et see Lenovo Yoga, millel ekraani saab siis 360 kraadi ulatus pöörata. See tundus ka selline kuidagi mõnusalt selline metallne ja tugev tükk ja hea, eks ole. Ja seal nagu skaala täitsa teises otsas oli Asus, kelle VivoBook oli iseenesest, peaks olema ju väga nii-öelda protsessori mõttes ja väga konkurentsivõimeline ja äge. Aga kogu see arvutidisain oli nii plastmassist kui olla saab. Ta nagu nagisest, ta oli selline, ta oli nii ebausutav igas mõttes, et see, et seal sees on nüüd äge protsessor isegi ja võib-olla isegi ilma ventilaatorita, aga ta ei olnud, ei päästa. Ja veel ventileerib ka. Ja et nad sahisesid suhteliselt vaikselt, et seda ei saa nüüd öelda, et see ventilaator puhus niimoodi, et sa pidid mingid müra summutavaid kõrvaklappe pähe panema. Absoluutselt mitte, tegelikult oli nagu vaikne, aga ta ikkagi oli. Nüüd neile inimestele, kes võib-olla ei saa või ei taha kulutada päris sellist summat, nagu need suurtes testis olevad arvutid olid, siis ma vaatasin vahepeal kas oma ajakirja jaoks nagu lühisoovitustena odavamoodsa arvutid ja mis seal on toimunud viimase aasta paariga peale Glenni viimast testi, kus olid tegelikult ka alates 700 eurost, mina vaatasin kuni 700 euroni arvuteid ja sealt ma lugesin välja jõudsin järeldusele ka ühe sellise praktilise soovituse, nimelt ärge ostke endale Inteli Pentium protsessoriga arvutit. Ja miks? Siis kunagi Glenn kindlasti mäletab, et kui sa tahtsid saada sellist alla 400 euro maksvat arvutit, siis Pentium oli paratamatuseks. Ja see oli kus ilma ventilaatorite arvuti ka, kui ma ei eksi. Aga praeguseks on see, et 400 euroga saab tegelikult täiesti mitu erinevat AMD Ryzen 5 protsessoriga arvutit ja 8 GB-ga, mida ei ole palju, aga mida selle raha eest on nagu okeilt. Ehk siis Ryzen on palju võimekam ja palju ka nii-öelda siis vähem akut tarbib kui need vanad Pentiumid ja sama raha eest saab neid osta, nii et aeg on muutunud. Mingi muudatus on ka odava sinna ka siis toimunud ülespoole või positiivsuse suunas, nii et Pentium oli vanasti selle raha eest okei, siis praegu saab sama raha eest märgatavalt parema protsessoriga masin. No seal võrdluse koha pealt peab võib-olla siis ütlema ka nende PC-de kasuks, et konfiguratsiooni mõttes nad pakuvad nagu paberil rohkem ehk et RAM-i on neil siis kõigil oli seal vähemalt 16, eks ole. Macidel, odavamatel on see teatavasti 8. Samamoodi salvestusmälu SSD, seesama plastmassist Asus pakkus lausa 1 terabait, eks ole, ehk siis 1024 gigabaiti, teistel 500 giga ja siis MSI-l samamoodi 1000 giga. Nii et selle osakonna mõttes, kui sa nüüd täna lähed nagu PC-d ostma puhtalt sellise näitaja baasil, sa nagu saad tegelikult näiliselt rohkem, sa ikkagi selle sama raha eest saad siis rohkem mälu, rohkem salvestust. Ekraanide mõttes samuti Asusel OLED ekraan, samamoodi Yoga Slimil, Lenovol ka OLED ekraan, väga ilusad ekraanid, ei saa halba sõna öelda. Teisalt ei jää MacBookide IPS ekraanid nüüd niimoodi visuaalselt kõrvale pannes küll väga raske on seal tuvastada nüüd mingit vahet, et kvaliteet oli ekraanidel kõigil suhteliselt hea, et tõsi sellel Asusel, kui ma ei eksi, oli vist ainsana selline mattekraan või oli see nüüd mingi, ei see oli vist MSI, kellel oli mattekraan, et ma jään praegu vastuse võlgu, et ma enam segamini ei aja, et mattekraan tundub nagu natukene selline
noh, ta ei tundu nagu nii võib-olla nii ilus ja kirgas, kui siis need läikivad ekraanid, et väike erinevus on, aga noh, paneelidest olid kõigil IPS paneelid, mis siis teadupärast on igas mõttes ilusamad kui need VA tüüpi paneelid, mida nagu selles hinnaklassis enam küll ei kohanud. aga noh, heleduse mõttes ka ikkagi OLED siin maksimaalsetes numbrites oli sellel Asusel kõige suurem 600 nitti, teisalt nagu mõõtmistega sealt naljalt üle 500 ei tulnud ja noh, Macidel mõlemal M2-l, M3-l on see ka 500, et seal nagu väga suurt erinevust ei olnud. Ja mis ka võib-olla jällegi Macide kahjuks räägib, sa ei saa ekraani siis keerata nii lahti, et tegelikult nendel PC-del, noh Yogast juba rääkisime, seal keeras ekraan nagu selja taha 360 kraadi. Aga seal teistel kahel siis Asusel MSI-l sai ekraani keerata 180 kraadi ulatuses lahti ja kui ma ei eksi, kas Lenovo Yogal päris vist 180 ei läinud, aga natuke jäi puudu. Et MacBookidel ikkagi sa saad noh, niimoodi hinnanguliselt võib-olla seal kusagil 130-40 kraadini selle ekraani lahti keerata, sa ei saa nagu nii lahti keerata. Need, no, seal on mingeid nüansse, et kui need on nagu teie jaoks olulised, noh rääkimata opsüsteemist, eks ole, et noh jah, ühel on ju Windows ja teisel on Mac OS. Aga ma pean ka ütlema, kuidagi selle Mac OS versus Windows, et noh, ma olen ise kasutanud ikkagi Windowsi arvutit ka oma elus lubamatult pika aja ja peale seda olen kasutanud Mac'e, et kui ma vaatan täna Windowsit, ma ei saa nagu lahti sellest tundest, et Windows on oma selliste, kuidas ma siis ütlen, selliste uuenduste käigus nagu muutunud mõnes mõttes võib-olla nagu ilusamaks, aga teistmoodi nagu segasemaks, et Macil on õnnestunud hoida tegelikult seda selliseid nagu põhiasju, noh nagu autos käigukangi, rooli ja turvavööd kuidagi väga õigete kohtade peale. Et kui me täna vaatame mis tahes Mac OS-e, siis nad on nagu mõnes mõttes vanamoelised kõik, et kõigil on seal üleval see riba, kõigil nagu enamasti see ekraanigraafika on sihuke samasugune, et need muutused on sellised minimaalsed, need põhiasjad on nagu mõnes mõttes hästi sama püsinud lausa aasta, ma ei tea, 10 vältel võib-olla isegi, siis Windows on nagu üritanud teha kogu aeg sellist graafilist poolt kuidagi nagu ilusaks ja jaganud asju kuidagi teisiti ja ma nagu tundsin kuidagi, et kui ma seda Windowsi nii-öelda boksis ringi vaatan, siis ma kogu aeg nagu noh, minu sellest kunagisest Windowsi kogemusest, mis nägi välja rohkem Maci moodi, polnud nagu mingisugust abi, et nagu jääb nagu selline mulje, et need maailmad on nagu läinud selles mõttes nagu natuke lahku, et Maci kasutajad on ilmselt jäänudki sellesse oma sellisesse ökosüsteemi väga heas mõttes ja seda ei vaipa ei tõmmata nagu jalge alt niimoodi ära, nagu Microsoft on seda oma Windowsi uuendustega teinud, sest noh, me mäletame ajaloos ka, et Windows on teinud läbi mingid väga imelikke faase, kus on nagu mingid asjad tulnud, mingi kujundus olnud, siis on see tõmmatud justkui tagasi, siis on eksperimenteeritud mingite teiste asjadega, et selles mõttes see võib olla ka, nagu olla ühel rajal. Kui palju sa oled ühe opisüsteemi juures nii-öelda orgaaniliselt uuendustega harjunud ja kui palju hüppad. Aga tõmbame võib-olla siis sülearvuti sektsioonile ka joone alla. Reemetele ütleme, et jah, tasub kaaluda, Snapdragoni masina kindlasti parimad, kui sa otsid Windowsiga masinat ja sul MacBook ei sobi. No millest me muidugi üldse ka ei rääkinud, oli see graafikakaartide pool, eks ole, et ega ka kuna see läheb liiga keeruliselt mängimiseks, nad ei ole otseselt mõeldud, aga noh, siinkohal tuleb ka jälle nagu anda plusspunktid Apple'ile, et tegelikult see integreeritus sellel tasemel Apple'i enda graafikaosakonna töökiirusega on meeletu, et seal ikkagi on eelis kindlasti Macidel ja noh, täna ikkagi veel kord rõhutame ka seda, et neis ei ole ventilaatorit, et kui me siia kõrvale tõstame nüüd MacBook Pro seeria, kus on ventilaator, siis muutuvad need vahekorrad täielikult. Ma lihtsalt ei saa jätta mainimata, et kui keegi väga tahab endale väga head ARMi arhitektuuriga masinat, mis ei oleks MacBook ja kus ei oleks ventilaatorit, siis maailmas on miljardid Androidi seadmeid. Ja ei ole mingit ventilaatorit. Ega ARM ei ole kuidagi pidi paha ja lihtsalt küsimus ongi täna, et vaja on seda võimsust saada piisavalt just energiakulu kohta. Aga aitäh, väga põnev on, kindlasti siis soovitame kõigil ka üle lugeda järgmise kuu numbrist ja veebist täpsemad kogemused. Ja meie saatekavas on veel jäänud üks teema, järele proovitud üks seade. Meelis, sa käisid ringi tükk aega ja su käe peal oli Garmini Forerunner. Ja tegelikult käisin juba jupp aega tagasi ringi ja ringi käimise põhjuseks oli siis Garmini kõige odavam päris nagu spordikell või jooksukell Forerunner 165. Et kui enam-vähem aasta tagasi ma testisin
Forerunner 265, mis oli esimene siis AMOLED ekraaniga Garmini selline jooksukell. Seni nad tegid seda MIPS ehk siis sellise vedelkristallekraaniga variante, mis on väga hästi loetav päiksevalguse käes, aga väga kehvasti hämaras. Siis nüüd on enamuse Garmini jooksukelladel AMOLED ekraanid, mõned üksikud on veel jäänud siis selle MIPSiga, aga see ilmselt ka tulevikus kaob. Ja tegemist on see Garmini kõige odavama sellise jooksjatele või sportlastele mõeldud kellaga ja sellest tulenevad ka mõningad agad sellel kellal, mis iseenesest on nagu täiesti hea kell. Hind on siis selline kohe algus ära öeldes, et tavaline versioon on 279 eurot soovituslik müügihind ja muusikaga versioon on 329 eurot. Muusikaversiooni on siis kaks erinevust. Üks on see, et tal on muusika jaoks 4 GB sisemälu. Kallimatel kellel see Forerunner 265 on 8 GB sisemälu. Ja teiseks on ta siis Wi-Fi, millega saab muusikat laadida, eks ole. Loomulikult, kui tegemist on Garmini spordikellaga, siis on tal olemas 5 füüsilist nuppu, mis on väga hea, kui sa tahad kindaga seda kasutada või higiste kätega, eks ole, trenni käigus. Puuteekraan on ka, et kõiki asju saab teha nii puudustustega kui füüsilist nuppudega, täielikult dubleeritud on siis nii-öelda kasutajaliides. Ekraan on väga hea, 1000 nitti, sarnane siin paari aasta taguste Samsungi kelladega, siiamaani parem kui enamus odavamaid Androidiga nutikellast, just ereduse mõttes resolutsioon on sarnane. Loomulikult on siis tegemist mõnes mõttes nutikellaga, ehk siis see on olemas seal Garmini Connect IQ äpipood, kus on küll äppe vähem kui teistes nutikellades, sest et kell ise on lahjem ja ei ole pigem mõeldud nagu nii nutikelladeks, vaid pigem spordikellaks. Ja loomulikult Garmini kella üks põhiomadusi on ikkagi see, et aku kestab hästi, ka sellel kestab ekraan kogu aeg sees, kestis ta mul 5 päeva ja välja lülitud ekraaniga või tavarežiimis töötab ta kuskil 10 ja 12 päeva vahel ja sõltub kasutusest. Ja seda isegi siis, kui sa teed iga päev pool tund aega trenni. Aga see välja lülitud ekraaniga ikkagi ta toimib nii randmeliigutusega, läheb tööle. Ja, just jah. Nii nagu, ma ei tea, Apple Watch või enamus asi vaikimisi, eks ole. Ja see on ikkagi päris hea, et päris 2 nädalat ei saa, aga 1,5 nädalat saab küll, eks ole. Kui sa väga-väga aktiivselt trennid, isegi siis saad sa nädal aega hakkama. Maratoni jooksmine sobib suurepäraselt, eks isegi muusikaga saab maratoni läbi joosta ja GPS-iga. GPS-i puhul on nüüd see, et erinevalt siin kallimatest mudelitest ja uutest, nii uuest Apple Watchist kui uuest Samsungi kellest kui uuest Pixelist, mis vastu tuleb, ei ole tal siis seda 2 sageduslikku GPS-i. Et kallimatel kelladel on 2 sageduslik GPS, peaks tegema siis rasketes oludes kuskil mägede vahel või linnas kõrgete majade vahel selle GPS-i raja hoidmise täpsemaks. Garmini kiituseks tuleb öelda seda, et tegemist on alati olnud kõige parema GPS-i, kõige täpsema GPS-iga kellatootjaga. Ja ka siin on see üllatav, et Garmini 1 sageduslik vanakooli GPS on täpsem kui nii mõnegi sportliku nutikella 2 sageduslik GPS. Ehk siis ta on väga-väga hea ja väga täpse GPS-iga. Väga heade spordiomadustega, loomulikult kõiki asju saab muuta, kõiki asju, mida kell sulle näitab, saab siis seadist oma äranägemise järgi. Kohati võib-olla tundub mõnedele, et liiga palju. Minul näiteks ei meeldi siin OnePlusi või Mopoi Androidi kellade puhul see, et seda spordirežiimid on hästi nigeleda, seal ei saa mitte midagi nagu oma soovi järgi ära muuta. Teine asi, mis on muidugi spordikellal oluline, on see, et ühendada saab pulsivööd nii Bluetoothiga kui OnePlusiga ja lisaks saab siis arvutada sarnaselt Apple Watchil näiteks randmepead jooksudünaamikat, eks seda, kui tihti su jalg maad puutub, kui kõrge su samm on, kui pikk su samm on, kõiki neid asju suudab ta ilma nagu spetsiaalseid andureid kasutamata kella pealt mõõta. Ja toetab ka mitmeid siis selliseid eraldi andureid lisaks pulsiandurile, aga mitte nii suurt valikut, kui on kallimatel kelladel. Ja nüüd võib-olla tuleb rääkida sellest, mis siis puudu on, sest tegelikult on tegemist siis ikkagi sellise säästukellaga Garmini mõttes ja 265 odavama versiooniga, mis paratamatult toob meid sinna, et midagi on võetud ära. Aga paneme korraks need raamid ette ka kuulajad, et kui sa tõstsid 165 ja selle hinnaklass on seal 200-300 vahel või? 300 ümber, jah. 300 ümber, siis 265, see üks klass kõrgem, see maksab juba
kõvasti. 450 kuskil. Ja siis järgmine on 965, millel on siis ka sisse ehitatud kaardid ja mis on siis metallist ja nii-öelda selline klass ülespool, see on üle 500 või 500. No ma just tahtsin veel ennemgi küsida seda, et kuidas see kuidas see üldine kvaliteet kellana tundub, et me teame, et Huawei puhul nagu on see kuidagi alati olnud väga hea, et ta tundub siuke ilus kell, Garmin ongi rohkem nagu spordile orienteeritud. Ja see on nüüd, kuidas ma ütlen viisakalt, et see on nüüd see kell on väga sportlik, see on otseses mõttes, et ta on plastikune, ta on absoluutselt 100% plastik ja ta on nagu nii-öelda, ma ütleks, et mitte häbematu oli õige väljend, aga häbi tundmata plastik, ehk siis nagu Garmin on teinud sellest mitte nagu negatiivse, vaid positiivse omaduse. Ja ma võin neid positiivse omaduse ette lugeda. Üks on see, et ta on, hoolimata sellest, et ta on plastik, ta on kindlasti kuskile seina vastu minnes tugevam, kui on näiteks alumiinium, eks ole. Ta on samas, ta võib-olla, kui sa tangi külje sõidad, siis ta peab vähem vastu kui alumiiniumkell, aga ta ei jäta korpusele selliseid täkkeid, eks ole, kui alumiiniumkell. Titaan on muidugi veel parem. Teine asi on see, et ta on lausa uskumatult kerge, et ta on mis koos rihmaga mingi alla 40 grammi, nii et kui sa öösel seda kannad või maratoni joostes kannad pikalt, siis ta ei häiri sind absoluutselt. Et see on tegelikult see plastiku hea omadus, et ta on hästi kerge, mugav ja töökindel kell. Aga loomulikult ta ei ole ilus ja ta ei ole viisakas, eks ole, et sa seltskonda mindes saad aru, et tegemist on odava spordikellaga, et ta kindlasti ei ole metallist nagu selline stiilne kell. Aga jah, et ma arvan, et siin on see, et seda ei peaks häbenema, vaid see on asi, mis täidab oma eesmärki väga hästi, et ta on kerge, ta on töökindel, ta on tugev, ta ei näe ilus välja. Nüüd, ja see on ka muidugi selle odavuse, eks ole, selliseid lõivu, mida tuleb odavusest maksta. No ja samas ma vaatan siia kõrvale 265, ega see 265 nagu pildi peal ei näe nüüd välja oluliselt kallim, ta on omadusi rohkem ja ta näeb samasugune välja. Täpselt, et tegelikult siis 965 näeb palju parem välja, see on juba osaliselt metallist, eks ole, ja ka muidugi märgatavalt raskem. Aga nüüd, kui me räägime veel, mis on siis kokkuhoitud, siis kohati on kokkuhoitud kummalistest kohtadest, et ja kohati ma ei saagi aru, nagu mis on olnud Garmini eesmärk, ma saan aru, et see on lihtsalt see, et me pakume odavamat kella ja siis me võtame kunstlikult ära asju. Näiteks viimastel Garmini kelladel on kõigil siis füüsilist nuppude alla saab lisada otseteid, ehk siis ma täiesti tahan saada Garmini rahakotile või selle Garmini peile ligi, ma vajutan mingit nuppu või topeltklõpsu või ühekordse klõpsu ja pikalt all avaneb see, tahan panna mingit oma lemmikäppe kuskil nupu alla, ma saan seda teha, tahan avada taimerit kiirelt, saan seadistada seda, mitte midagi sellist ei saa selle kellega teha, 265-ga saab. Ja see on tegelikult puhtalt tarkvaraline asi, mille Garmin on lihtsalt ära võtnud. Ja nüüd tuleb siis võib-olla kõige selline, mulle tegelikult ma olen see oli mu kõige suurem pettumus, mulle meeldis avada Garmin Pay rahakotti nagu niimoodi kiirelt. Nüüd ma pean minema sinna kuskil lisamenüüsse ja siis vajutama nuppu, eks ole, see on mitu liigutust ühe asemel. Teine asi, mis on võib-olla selline täiesti kunstlik äravõtmine, ilmselgelt sellepärast, et Garmin tahab lihtsalt müüa oma kallimaid kelli ja teha sellepärast eristuda, on siis see, et milliseid spordialasid see kell toetab ja siin on kaks asja, mida see kell ei toeta. Üks on see, et ta ei toeta jalgrattaste puhul jõumõõtjaid, mis on osadele jalgratturitele väga olulised. Ja teine asi, mis on hästi oluline, on see, et ei toeta mitte ühtegi suusarežiimi. Ehk siis, kui sa suusamäe peal, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. Ja selle jaoks pead ostma 256 või kallima kella. Ja see on ilmselgelt tehtud spetsiaalselt selle jaoks, et see oleks inimesed ostaks selju kallima kella. Ometigi suusatamine on seda asi, mida enamus inimesi ju tegelikult teeb ja näiteks. See on väga loogiline tootearendus ja selle firma poolt, miks nad teevad vaheldumist, aga see on muidugi tarbija poolt jube tüütu ja nõme. See on põhimõtteliselt samad kellad. Mina ütleks nagu vastupidi, et nagu suusatab rohkem inimesi kui maratoni jookseb, eks ole. Ei no, aga ilmselt see ongi see sama koht, et kui me jätame ära sealt maratoni või kangi tõstmise, siis enamik inimesi ostabki selle odava 165 ja lähebki suusatama, aga nüüd palun väga, ei saa ja nüüd siis tuuakse raha rohkem. Kangitõstjate hulk on väiksem lihtsalt kui suusatajad. Just, hinnavahe on ju tegelikult märkimisväärne, et kui dollari hinda vaadata ongi ju peaaegu kahekordne, no päris ei ole, aga 250 versus 450 on see. Ja hästi loogiline toote disain nende poolt. Just, ja teine asi, mida ei ole, siis ongi see, et ei ole igasuguseid, lisaks võimsusmootoritele nendele ei ole ka siis erinevaid selliseid
ma ei ütleks AI põhiseid, aga ütleme sellised, mis Garminil väga tugevad on olnud erinevad analüütika ja teie osa see on olemas, aga see ei ole nii täiuslik, kui see on kallimate kellade puhul, et seal lihtsalt on jäetud ka seda osa vähemaks, eks ole. Aga samas, kui sa oled lihtsalt jooksja, lihtsalt jalgrattasõitja, kes tahab pulssi mõõta või mingeid muid selliseid asju teha või tahab matkata või sellised asjad, need kõik on olemas, need töötavad väga hästi. Äpp on Garminil endiselt väga hea ja väga selline inforohke ja arvutab väga hästi kõiksugu asju, et see on ka nagu väga mõistlik. Nüüd üks asi, mis on veel huvitav, mis on, ma ei ole siiamaani aru saanud, millest see tuleneb, aga kui me rääksime sellest nutikusest ja äppide toest, siis on päris mitmeid äppe, mida see kell ei toeta, mis kallimate kellad olemas on ja ma ei ole suutnud leida mitte ühtegi nagu nii-öelda kasutajale arusaadavat erinevust, miks neid äppe ei toetata. Põhiline või kõige kuulsam nendest ilmselt on hiljuti Garmini kelladele tulnud Glenni lemmikmuusikateenus YouTube Music, mis on olemas näiteks 265, aga ei ole 165, kuigi mingid muud vahet nagu kellast selles mõttes ei ole, et Spotify töötab, eks ole, Deezer töötab ja YouTube Music ei tööta ja Garmini nagu äpi poolt toetatud nimekirjas seda toodet ei ole, seda kella ei ole. Miks? Keegi ei saa aru. Sellised väikseid äpi erinevusi on veel ja mulle tundub, et see on ka nagu kunstlik piirang. Aga kõige muud asjade poolest on tegemist nagu päris hea kellaga, kui sa tahad nendest esimest päris spordikella, siis minu arust on väga hea kell, aga ma ütlengi, et hind ei ole. Hind on ikkagi sama palju kui nii mõnegi teise firma selline päris nutikell, aga samas siis sa pead tegemagi vahet, kas sa tahad nagu sellist sportlikku spordikella või sa tahad siis nutikella, mille aku peab 5 korda vähem vastu ja mis ei tee nii hästi sporti, eks ole. See valik ongi. Et arvestades hinda on tegemist, kui sa tahad nagu spordikella, mis oleks ka see igapäevase ajanäitaja väga mõistlik kell. Aga kui suusatad, pead võtma kallima. Selle jutu moraal ongi see, tulles tagasi ka saate alguse juurde, et lugege väikseid kirju siltides ja spetsifikatsioonides ja protsessorites ja kellades, sest et see ongi oluline. Ja kuulake meie saadet ja lugege meie ülevaated, seal on tõde kirjas. Muideks tõe nimel tuleb teha üks vigade parandus, nimelt kui me eelmine saade rääkisime Google'i telefonidest, siis ma ütlesin, et nüüd on Eestis müügil kõik 3 läänemaailma telefonitootjat, sealhulgas siis Ameerika telefonitootjat, siis ma tõepoolest ei arva, et Samsung oleks Ameerika firma, vaid see oli keelevääratus. Endiselt tean, et Samsung on Korea tootja, kuigi seda võib nagu mõnes mõttes tinglikult läänemaailma tootjaks pidada, kuigi ta asub Aasias. Mitte Hiina siis ütleme. Apple ja Google on siis USA tootjad, Samsung on Korea oma ja ma ei ole seda vitt ära unustanud. Jah. Väga hea. Ma arvan, et inimesed kuulavad meid hoolega, see on väga tore, sest meid saame ka häid kirju. Ootame neidki veel, sest me teeme ühe kuulajakirjade erisaate järgmisel nädalal, et mitte täna interneti salvestusruumi katki teha oma saatega. Siis ütleme kõigile saate osalejatele, kuulajatele aitäh ja oleme tagasi juba nädala aja pärast.